kaotusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama Kuulbetis. Panid selle reknuppu ikka aine, mitte laivi. Tere tulemast kuulama ja vaatama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kahtlemata kõige sõjartlikum NBA saade siin selle mulle kamaral, sest vaatame ette, kes on need 10 tanki, kes siin juba on ennast parkinud ära, ootavad draftiloteriid ja seda, et kuhu need pingpongi pallid siis kukuvad siin mõne nädala pärast. Sellepärast, et tõepoolest on selgunud siis vähemalt 16. aprilli seisuga need 5 idatiimi ja 5 läänetiimi, kelle hooaeg sai siis aprilli keskpaigaks otsa sisuliselt. Nendega liitub kohe veel 4 tiimi play-innist, aga nende tiimide hooaeg võtame kokku siis järgmises või ülejärgmises saates. Ja pluss võib-olla mõne tiimi võtame veel, äkki Orlando Magicu võtame veel. Siis kui me ütleme kuupäeva ka, millal me seda siis... Ja jätkuvalt veel ilma Henrita, et Henri, kui sa vaatad, siis tegelikult mingit melu ei ole, ootame tagasi. Jah, 16. aprill siin päeval... Siduri uulitsel, kuidas see... Siduri tee? Siduri tänaval. Rahu, lähme nüüd asja juurde. Lähme asja juurde ja lähme kiirelt, sest... Me oleme lobamokad olnud. Oleme lobamokad olnud, eelmine saade oli enam kokku 2 tundi. Aga seekord proovime siis 10 tiimiga saada hakkama tunni aega. Ja igaüks siis sai 3, mõni võibolla sai isegi 4, aga Brooklyn Netsi võtame siin äkki ühiselt ette 3-kesi. Aga igaüks, mis sai 3 tiimi kindlalt kätte, kelle hooaeg siis kokku võtta ja teeme siis korde mööda, alguses Erki, siis Otto, siis Ardo, siis uuesti Erki, Otto, Ardo ja siis uuesti ühe korra veel, kuni lõpuks jõuame siis Brooklyn Netsini ja nendega teeme siis lühidalt, et mida me õppisime Brooklyn Netsi hooajast, sest ega nüüd väga... Ja lähiminevikust ka. Lähiminevikust ka, jah. Aga Erki, sulle on see antud 3 tiimi, vali oma siis trio seast esimene välja. Ma alustan oma nagu kõige tublima tiimiga, kelle tulevik on helge ja seda väga lihtsal põhjusel, sest et nende parim mängija kasutab ainult 15% oma võimetest, eks ole. Nii. Et hetkel küll vigastatud Victor Wembanyamaga ja Spurs, et nendel on pikkidega hästi, nendel on, võib öelda, et neil on veteranidega ka hästi. Neil on veteranid olemas. Neil olemas, jah. Ja noori on tegelikult sel aastal tugevas lääne konverentsis said mõned väärtuslikud võidud. Wembanyama tõestas ennast täiesti, nagu ta on öelnud, me ei tea, mis lõpuks sealt kõik välja võib kasvada. Ja kui... muidugi nüüd see peatreeneri tervise küsimus, aga ka tema soovib ju sellist talenti lihvida ja ma ei imestaks, kui juba järgmisel aastal Spurs võib teha midagi sarnast, mida Houston tegi sel aastal. Juba nii kiiresti? Ja. Suure tõenäosusega ajaks, kui me seda saadet salvestame, on teada, kes on aasta uus tulnuki ja suure tõenäosusega on see Stephen Castle, Spursi hübriidne mängujuht, number 1, number 2, kelle jaoks leht, kelle jaoks pull. Mida sa arvad, kas see Stephen Castle võiks olla siis Wembanyama põhiline partner in crime siin järgmised 10 aastat? Ehk siis sa tahad teada, et kas ma näen temas Tony Parkeri ala sarnast mängijat? Pigem mitte. Sest et Parkeri sussid on suured, aga ütleme nii, et Wembanyama sussid on hetkel suuremad isegi võib-olla kui nii halb, ma ei saa, mu keel ei suuda seda öelda, aga suuremad, et tema täidab need igi suured Duncani sussid ära. Mina arvates Stephen Castle oli sel ajal ikkagi väga hea leid, 4. kohalt ta valiti. Kõik Spursi organisatsioonid ütlevad, et tegemist on ääretult targa ja ääretult võitlushimulise ja südika mängiga ja nähakse temas ikkagi ääretult suur potentsiaali, et olla see Robin siis Wembanyama Batmanile. Ja olge ausad, Chris Pauli käest õppida, üks hooaeg, võib-olla mine tea ka järgmine hooaeg, see annab Castle'ile ikkagi korraliku tagantoo siin
järgmiseks hooajaks. Seda tuleb küll jah tunnistada, et ta õpib hetkel ikkagi, ütleme, et NBA kõige aegade top 10 piirimail oleva mängujuhiga. Mida sa arvad Devin Vasselli ja Jeremy Sohani hooajast, kas nad jäävad Spursi tuumikusse edasi veel pikaks ajaks või pigem nagu neist 2-1 jääb edasi? Ütleme, neil on mõlemal kindlasti nagu oma roll, aga sealt ma mingit sellist nagu kolmandat isegi Vassellist ei näe või? Ei näe. Mina isegi ütlen, et näen. Ma näen seda Vassellist, seda kolmandat viiulit küll. Siis võib see sa näed, et ta võib ala Ginobili... No Devin Vassell sai Spursilt ju hiljuti üle 100 miljonilise lepingu ka. Vist oli 5 aastat 130 miljonit, nii et Devin Vassellist nähakse väga suurt tulevikku. No neil on ju mingi 5 draft picki nüüd saavad juurde valida, et ega see isegi kui Spursil on selles suhtes lihtne, et isegi kui nüüd sellest mehest ei tule või mõnest veteranist loobuvad, siis neil on kõike, neid on ootamas suure nõudlusega helge tulevik ja mina juba näen, et vägagi võimalik, et järgmisel aastal. Tegelikult oli neil kergelt õhus ju ka sellel aastal play-in koht, eks ole, ja ütleme, lääs on muidugi nii tihe, et nagu me nägime, et kes iganes võib kukkuda play-in, eks, et siis arvestades igasuguseid asju, miks ma olen Erkiga selles mõttes nõus, et kindlasti on küsijad, eriti arvestades nüüd, kuidas lihtsalt Kings on ära kukkunud. Ja ma arvan ka, et Spurs järgmisel hooajal tõuseb play-in vestlustesse veel tugevamalt sisse, kui ta seda tegi sel aastal. Ma arvan, et Wemby areneb edasi ja temast saab õige pea. Ta tegelikult juba tänavu ta natuke nuusutas MVP vestlust, natuke nuusutas. Ei okei, selle jaoks natukene vara, aga see ta lihtsalt top 10 lõpus, ma mõtlen seda. Aga ta peab oma tervise... Joakim Noah on ka MVP vestluses 4. Nii. Mina oma tiimi juurde, muidu me proovime kella vaadata. Igatahes Spurs siis lõpetab tagantpoolt 8. kohaga, neil on võimalus lotterist veel tõusta ettepoole ja neil on ka... Neil oli protsent, et nad mingi 5,6% tõenäosus isegi flagile, mis ei ole nii suurist ei olnud ja top 3-le igal juhul, aga see tõenäosus on küll väike, aga no neil on ka 15. valik sel aastal draftis, nii et neil on 2 head valikut sel aastal tulemas juurde. No ütleme nii, et päris mitmed nende madalamad valikud, Malaki, Branhamid ja Blake Wesley'd on ära kukkumas sealt rotatsiooni lõpust, et ma arvan, et ongi head, tulevad uue noore tasemele. Kas need juba Austinis ei mängi? Ei, nad ikkagi mängisid hooaja lõpus küll minuteid. Okay. Aga ma arvan, et mingid väike uuenduskuurs Spurs ootab, ma arvan, et Keldon Johnson enam varsti jätka seal ja ma arvan, et mõned mehed veel ikkagi vahetatakse. Tema leping ei ole ka kõige parem, arvestades, mis hetkel Spurs vastu on saanud. No muidugi Johnson on Popi suur lemmik, aga okei, lähme edasi Utah Jazzi juurde. Cooper Flag. Põhimõtteliselt see hooaeg sai kannatatud ära selle nimel, et kui Cooper Flag ei tule, tulgu vähemalt siis mingi teine või 3. valik, et ma just ütlen, et Utah Jazz teine valik on ka päris hea. Utah Jazz pole mitte kunagi drafti võitnud. Mitte kunagi seda drafti ja loosi õhtut. Et... ütleme nii, et bingopallid ei ole siis õigesti olnud asetatud. Kui on aasta, millal see võiks juhtuda, siis see on see aasta sellepärast, et lõpuks ometi tegi Jazz selle õige tankimise ära, et tegelikult eelmise 2 aastat oligi nagu keeruline elada kaasa Lauri Markkanenile, sellepärast, et sa teadsid, et Markkanen mängib täpselt piisavalt hästi, et vedada Jazzi sinna neetud kuradi mingi lääne 10. koha peale, kust mitte midagi head nagu ei kuku tegelikult väga sülle, et sa ei saa seda kõrget valikut, sa ei saa play-offi, sa lihtsalt oled kusagil soos, kus oli Sacramento Kings. Mägedes ikka nende puhul. Mägedes, kus oli Sacramento Kings 15 aastat jutti ja Minnesota ka tegelikult. Et seda ma ei taha, et korduks. Aga see oli ikka üks keeruline hooaeg, et üks kõige keerulisemaid Jazzi fännis ajaloos, et mida ma sellest hooajast õppisin on see, et võib-olla on mingisugune šanss, et Jazz leidis endale põhimängujuhi järgmiseks 7 aastaks, et Isaiah Collier oli ikkagi selle hooaja parim sööduandja rukkide seas. Tõsi, see oli nõrk rukki klass, et selles mõttes, et see ei ütle liiga palju, aga Collier näitas taset, ta on sükene nagu võidikene,
laiema tõlgedega. Jeff Tiigilik natuke. Ei ole ta nagu Erik Bledsoe'lik keha, ta on ikkagi tank, ta on nagu tagamängija kohta tank. Aga neil on veel taga seal see eelmise aasta ruuki. No Keonta George. Aga nad peavad tegema ka valiku. Keonta on peenike ja Keonta on pigem number 2 tegelikult, et ma ütleksin, et Keonta on ideaalne 6. mees. Ta on siuke 6-7 mees. Collieri puhul on küsimus see, et kas see vise kunagi jõuab tasemele, mis lubab unistada. Ja aga kas tal on kaitses selline potentsiaal nagu näiteks Tysonil? No Tyson okay, on natukene liiga kõrge latt. Aga kuna, ütleme, kas ruukina Tysonist oli ju kohe näha, et visata ei oska, aga kaitses jookseb ja on õige õiges kohas. Tyson on palju pikem kui Collier esiteks. Teiseks Tyson on nagu, tal on palju pikemad käed ka ja Tyson ei ole kunagi nii hea sööti olnud, kui on Collier. Okay. Et erinevad mänge täiesti natuurilt mingis mõttes, et no saame näha, mis sellest Collierist saab, ma olen natuke 50-60, kas temast päriselt saab see mängujuht või mitte, aga vähemalt mingi potentsiaal on olemas. Me ju alati mäletame, kui Jazzil olid need, kes nüüd Torontos on see ja et need olid ka, et seal Jazzis ka kipub ikkagi juhtuma niimoodi, et noored ei tule. Aga ikkagi noored tulevad hästi, lihtsalt ei ole häid noori ei ole saadud draftist. Tegelikult neil läks ju halvasti, et neil see kohe hooaja alguses sai ränga vigastuse see nende põhiline lootus Taylor Hendricks, kes mängib 4-5 peal, kellest loodetakse uut Jaren Jacksoni tüüpi mängijat. Samas selle hooaja käigus väga paljud täiesti ainult paadunud fantasy huntidele tuttavad mingid Jusungid ja siis see Mihhailjuk. Ja, et näiteks nende mõnes ju... No Jusungis võib-olla on mingi sniper peidus, ma ütleksin, et selle hooaja 2 meestega, kes nagu võtame kaasa, on see Collier, Jusung võib olla ka ja siis ma ütleks Kai Filipovski on sükene mängija, kellest saab nagu legit rotatsiooni mängija, ma ei näe temast tegelikult algviisiku mängija, ma näen pigem süke 7-8 mängija, aga Filipovskil on nagu täitsa nagu oskused olemas, et olla nagu tulevane mängija, aga mingit staari ei ole ei Filipovskis, ei ole Collieris, ei ole selles Price Sensabaus, suurim pettumus sel aastal mäe kõrguselt, ma ei tea, siin mägi on Mount Everesti kõrgune. Jalen Williamsi väikevend Cody Williams, Henry Drell on ka 4 korda parem mängumees kui see Cody Williams, et see mees nagu avastas korvpalli eelmisel aastal vist, et ma lihtsalt nagu mõtlesin, et mida see mees NBA-s teeb, et nagu saatke G-liigasse ja lasta müllab seal. Saadete G-liigasse oli seal ka kohutav, et ma nagu tegelikult ei tea, kuidas see Cody Williams sai oma venna tõttu, mis sai töö NBA-s, et ikkagi väga halb aasta ja ta oli Jazzi kõrgem valik eelmisel aastal, nii et draftiga on seal mindud puusse ja veteranid puhkasid jalga sel aastal Lauriga eesotsas, Clarkson, John Collins tegelikult tegi hea aasta, aga puhkas ka jalga päris palju. Walker Kessler, kes on 23-aastane, puhkas jalga, et öeldi, et vaja puhkust see mees ka, sest liiga hea korvjalune kaitse ja võib-olla veel paneb mõne bloki. Et ma usun, et treener on ikkagi õige, Will Hardy on õige mees seal ette otsa, aga lihtsalt nüüd see aasta peab tulema number 1 number 1 noor, kelle ümber hakatakse ehitama, et praegu seda noort pole, aga seda noort on hädasti vaja. Ardo, sinu tiim? Minu tiim on Phoenix Suns. Ei ole Phoenix Suns tuleb hiljem, Sixers. Phoenix Sunsi ma jätan viimaseks. Sixers... Suurt vahet ei oleks. On. Sellepärast, et esiteks Sixersi praegune seis on see, et neil on hetkel siis number 5 pikk. Lisaks on neil number 35 pikk. Mõlemad on kusjuures Sixersi enda omad. Siis number 5 pikiga on nii, et neil on 64% võimalus, et see jääb neile. Kui see ei jää neile, ehk siis see kukub 7-30 koha vahele, siis ma naeran ennast täiesti herneks, sellepärast, et siis saab selle Oklahoma City omale. Ehk siis kogu see tankilahing on nagu pointless olnud nende jaoks. Nii et Nets, Raptors, Spurs on need 3 kõige tõenäolisemad tiimid, kes võiksid hüpata siis Sixersist ettepoole. Või isegi Rockets on ka kusjuures. Ja teine asi, neil on ka 10,5% võimalus, et nad saavad esimese valiku, sellepärast, et see NBA drafti need ootsid on esikolmikul on võrdsed, need on 14%. Et tuletame meelde, et esikolmiks tagantpoolt oli siis Jazz, Wizards, Hornets. Ja 76ersiga on siis see lugu, et nad on selle Cooper Flagi jahil, olgem ausad.
Nad on $800 miljonit pühendanud oma tulevikust Paul George'ile, Therese Maxile ja Joel Embiidile. See moodustab pea 80% kogu nende palgafondist. Ja kui nagu nendest räägitakse, siis räägitakse sellest, et McCain, Grimes ja Maxi võiks olla uus nende nagu tagaliini tugev kolmik, eks ole. Ja no kui sul on ikka, ma endiselt naasen Embiidi ja Paul George'i juurde, need on väga suured tundmatud numbrid. Joel Embiid läheb nüüd operatsioonile ja Paul George on ikkagi loodusõnnetus olnud, et isegi kui ta oli sort of terve, ta ei olnud hea üldse enam, et see oli nagu väga, väga suur pettumus, et sa oled terve, aga ei mängi, et korralikult korvpalli, et see oli nagu päris paha. Ta teeb podcasti. Jah, tal on podcasti osasid olnud rohkem kui mänge, mida ta mängis sel aastal. Teine asi on see, mis Ameerika meedia on nüüd laulnud edasi-tagasi, on see, et kõik imestavad, et tegelikult Moorit lahti ei lastud sel aastal. Et see on nüüd viimasel nädalal päris kõvasti üles tõmmatud, et miks seda venda ei ole nagu ära lastud, sellepärast et kui nad tõmbavad Cooper Flaggi sealt välja või see teine vend on ka, kes on nüüd päris okei, pluss on see leedukas anti nüüd ka ülesse veel, kes läheb top 10 valikuna arvati, et siis on päris suur tõenäosus, et Daryl Morey asi on õnnestunud tegelikult, eks. Et mis neil vaja on stabiilsust ja mehi väljakul, kuid ma ei näe, et see on championship tiim endiselt. Võib-olla see ei peagi olema. Võib-olla see ei peagi olema, aga arvestades, kui palju raha nad kulutavad tegelikult, siis mingis mõttes peaks olema. Teine asi on see, sul on vaja tagumikud saali saada ja sinu mänge on vaja televisiooni saada selleks, et tiim teeniks raha. Ja me rääkisime siin $800 miljonist just, et selle tiimi jaoks tegelikult on oluline, sellepärast, et nad maksavad 3 mängijale väga palju raha. Nad ei maksa 1 superstaarile, nad ei maksa 2, nad maksavad 3 superstaarile. Ja olgem ausad, tuleviku mõttes potentsiaalikas on neist ainult Therese Maxi nagu. Ma siin natuke vaidleks vastu. Ma arvan, et Jared McCain enne vigastust oli rookie of the year tegelikult. Ta oli siin ikkagi päris... Ta tegi 30 kontserte. Ta tegi hiilgavad esitusi. Ma rääkisin 3. Ma rääkisin Paul George'ist, Therese Maxist ja Joel Embiidist. Nendest potentsiaalikas on ainult Maxi. Sellest, et see 3, McCain, Grimes ja Maxi võiks teha nagu monster backcourdi, et seda ma ju ütlesin, et midagi siin vaielda ei ole, sellest, et küll aga on see, need 3 on niimoodi, et kui sa vaatad vanuseid, siis see on Philadelphia järgmine põlvkond võrreldes nii eriti Paul George'iga ja tegelikult tänasel päeval ka Joel Embiidiga. Kas sa ei arva, et see suvi nüüd ongi esimene suvi? Oletame, et... Üks asi veel, ma ütlen, enne kui sa küsid oma küsimuse, ma ütlen, üks asi on veel oluline. Neil on see rida või rivi, kelle Moori palkas endale siis nii-öelda pingi peale. See kõik on 1-aastaste lepingutega olnud. Et tegelikult pidi olema, et nagu number 1 ülesanne minna Drummondit uuesti palkama, minna sinna, järjest kogu see rivi nagu, kes sul kõik oli 1-aastase lepinguga, et saada neid mehi tagasi, sest muidu sul ei ole mitte, nagu näha oli, pole mitte kedagi väljakule panna. No ja Buselet nii odavalt tagasi ei saa. Sellega oligi, et nad tegid selle Grimesi vahetused tegelikult selleks, et vabastada cap space'i, et Jabuselele suurem leping pakkuda. Aga Grimes on nagu väga hea valik, selles mõttes, et see on absoluutselt väga hästi õnnestunud. Fire Nico ütleks, et põhimõtteliselt anti kommi raha eest, anti Caleb Martini eest anti ära. Ja absoluutselt see oli nagu... Kommi raha eest. Aga mina arvan, et ma tahtsingi küsida, et kas sa arvad, et see on nüüd see esimene suvi, kus Philadelphia teeb nagu mingis mõttes pivoti ja enam ei ehitata tiimi Embiidi ümber, vaid ehitatakse tiimi Maxi ümber? Nad peaks seda tegema, sellepärast, et näha on, et sa võid ju Embiidi ümber ehitada, kui Embiidi ei ole, siis see ei mängi see meeskond. Back to back enam see mees ei mängi, see on teada. Õnneks see noor Nigeeria kutt vist, kellel on Türgi kodakondsus ka, Adam Bona näitas päris korralik esitusi hooaja lõpus, et temast saada nagu korralik back-up. Mina ise kardan, et nad ei suuda palgata enam
Drummondit, sellepärast, et Drummond oli halb sel loal, minust oli halb. Teda mängiti võib-olla valesti, sest et tegelikult eelmine hooaeg ta mängis ennast jälle uuesti pilti. Ja, aga see hooaeg mulle ei meeldi. Aga ta sai hea raha eest oli ta käes jällegi, et ei ole midagi öelda. Teine asi on see, et see kuradi suurte puudus on praegu NBA-s nii suur ja muutunud üsna oluliseks, et see Drummond võib olla oluliselt hinnalisem siin off-seasonil, sest et me räägime ka üsna free agenti vabast free agent hooajast nagu, et see vend võib väga hinnaline olla seal. Ma vaatan, jah, neil on tõesti 35 valik, kas neil on siin lõpus on ka lõpus ei ole, neil on 3 valikut. Ei lähe hästi ja no igatahes ma arvan, et kui on üks mees, kes higistab niimoodi, et saun on soe, siis on see Daryl Morey, et temal on kõige rohkem ikkagi kaalul sellel loosi õhtu ajal. Tahtsin veel enne, kui me läheme edasi Erki teise tiimi juurde, siis kiire shoutout Bob Carringtonile, kes siin hooaja viimases mängus tegelikult pani ikkagi imevissiga kotti selle hiiti vastu ja tänu sellele siis Jazz kindlustas endale tagantpoolt esimese koha, muidu oleks mündi vise otsustanud, et kas Wizards või Jazz on tagantpoolt esimene ja nüüd on niimoodi, et Wizards saab langeda kuni 6. kohani ja Jazz saab langeda loosi õhtus kuni 5. kohani, mis on juhtunud mitu korda Detroit Pistonsiga, ma ütlen ära, et Detroit on seda 3 korda juba läbi kogenud, et langeb esimesest kohast 5. Et noh, aitäh Bob Carrington selle ees ka. Aga nii, Erki ja, aga lähemegi kohe Washingtoniga siit edasi, et üks asi veel Jazziga, hästi liikusi. Jazzil on see aasta esimeses raudis 2 valikut, üks on see kõrge valik, me saame näha, kuhu see kukub, teine on see Minnesota valik ja ma ütlen juba seda ära, et minu arvates on Jazz juba tänaseks kaotamas Rudy Goberti ja Mike Conley vahetusi mõlemaid. Sest need pikid, mis nüüd Minnesota ikkagi ära andis, need kõik maanduvad siin esimese raundi lõppu, ma arvan veel mitu aastat ja ma arvan, et Jazz jääb Rudy Goberti vahetusest lõpuks kaotajaks. Huvitav, aga Washington kindlasti kaotajaks ei jää, nendel on draft pick teisena kõige rohkem peale OKC-d, et me oleme Washingtoni ka kiusanud ja nalja teinud nende üle, aga kui nüüd vaadata neid noori just, siis seal on huvitavaid kujusid ja küsimus on nüüd see, et mis nad selle Valanciunasega teevad, et selle nad ilmselt ikkagi vahetavad. Aga Valanciunas on juba Sacramentos. Jah, sorry. Neil pole ühtegi veterani seal suurtes metsas välja arvatud Rishon Holmes nagu pikkadest. Pikkadest. Aga see sai alles lõpus nüüd mängida. No neil on Marcus Smart. See Rookie Sarr. Neil on nagu veteranidest on neil Smart, Brockton ja Middleton. Keegi nendest ei mängi. Järgmisel hooajal mängib küll. Middleton mängib järgmisel hooajal. Ma arvan, et Cooper Flag mängib järgmine hooajal. Ei, Cooper Flagi nad kindlasti ei saa. See ei ole võimalik. Kuidas ei ole? 14, neil on sama võimalus nagu Jazzil ja Hornetsil. Nad said just teise valiku. Tõsi. Kogu lugu. Ja siis kuna sa teise valiku... Ei, see... Sa arvad tõesti, et seal visatakse münti sulle? Ei, nalja teed. See protsess on ju kõigile, selle kutsutakse kohale 20 inimest, igast tiimist üks esindaja, pluss veel mõned turvamehed ja veel mingid inimesed ja see pannakse kõik nagu Genolotto sinna loosimasinasse. See ongi nüüd järgune põhjus, et näiteks miks kunagi ei maksa seda sama bingo lotot, kell 7 on loosimine, aga juba kell 6 on loosimine kinni, ehk siis juba süsteemid arvutavad, kuidas kõige vähem, kuidas ei saaks Washington seda ime kuuli. Arda, sul fooliumit on või? Ei ole fooliumit. Seemned tahad süüa. Seemned on ka head, aga kui Washington saab selle drafti esimese valiku, siis ma ei tea, poisid, teeme uued munapühad, mis ülehomme, või nüüd juba ära olid, aga ülehomme on. Ma arvan, et tõenäosus on päris suur. Ei ole. Et nagu liiga näitas oma meelsust sellega, et tegelikult nagu lambi asja eest tehti Jazzile trahvi. Ja, aga see liiga näitaski, et kuradi Liigale ei meeldi Danny Ainge.
no see oligi lihtsalt näitamine, et et ärge nüüd Utah liiga palju ka arvake. Ma sellepärast ma nüüd küll ei muretseks, et liigale Utah Jazz liiga palju meeldib. Ei meeldi. No sellepärast nad ei olegi kunagi seda esimest drafti valikut saanud. See arvestab, et seal nagu, pigem nagu see, kui liiga otsustada oleks, siis saaks Washington selle. Nad just said teise või äkki Pelicans vajab uut lootust. Mida iganes. Ei, Pelicans on saanud kõrgeid drafti valikuid siin juba 20. Sest Washington Wizardsisse ka nagu anda, on näha, et nad ei oska nende inimestega ringi käia. Kõige rohkem vajaks lootust ikkagi Charlotte Hornets. Sinna ei anta, sinna on nii palju antud. Me tegelikult jõuame sinna. Igal juhul, mis on Washingtonil hästi? Washingtonil on päris palju ütleme niisugust samal tasemel tagamängijaid, kes on kõik noored ja neil on olemas veteranid, kelle pealt nendel noortel on hea nagu tagamängijad õppida. Ja, Proctoni ja Smarti pealt saab õppida. Procton oskab, täpselt on ju endine ikkagi Rookie of the Year, vaatamata sellele, et aasta oli nõrk. Ta oli siis 26-aastane ka. No ja see drafti tema aastakäik oli kohutavalt mitte nõrk, aga lihtsalt rookidena nõrk. Ja ta võistles Darius Saritši vastu, ma mäletan. Saaris oli võinud ka. Ja Embiidi vastu, kes sai kirja 30 mängu, siis ma ei tea, kas anda Embiidile. Saaritsiga ei antud eurooplasele. Okei, see selleks. Ja palju on räägitud, Otto on välja toonud, et nendel on nüüd see kontori pool on paigas, teevad õigeid asju, skaudid on paremad kui kunagi varem ja selle sama Sarri näitel mina ütlen, et ta küll ei saa Rookie of the Year'i, aga väga silmapaistev mängija, üks cornerstone kindlasti Washingtonis, kui püsib terve, ta on niisugune nagu vaese mehe Wembanyama isegi. Ma nii kaugele ei läheks, aga see mõttes, et Wembanyamaga lihtsalt raske üldse kedagi võrrelda peale või võib-olla Chet Holmgreni. Aga ma ütlen seda, et jah, Washingtonil on tõenäoliselt leitud draftist 2, võib-olla 3 algviisiklast. Ma arvan, et Bob Carringtonist saab ka algviisiklane NBA-s. Ta oli terve hooaeg terve, ta oli pool hooaega oli algviisikus ka. Et ma arvan, et need 2 meest on nagu kindlad, saab näha, kas see Kaishon George'is saab ka nagu mingi püsiv algviisiklane, ta on väga noor kaitsemees. Siis seal on see teine champagne, kes no seda ärme temast räägi. Hooaja lõpus pandi jälle mängu ja Washington on, ta on iga aasta tankinud, ta on iga aasta saanud mängitada oma seda G-liiga satsi, siis jälle saavad keegi põhitiimist terveks, et jah, kui kõik püsivad terved, siis see kehtib nagu iga NBA klubi kohta, et kui vigastust uss ei näri ja kui natuke on õnne ja mehed arenevad oodatud kiirustel, siis kõik on võimalik. No ma ütlen Wizardsi kohta seda, et nii nagu Jazz ja Nets ka 3 tiimi ma tooks välja, need 3 tiimi vajavad kõige rohkem seda noort tiputalente, kelle ümber hakata ehitama, et ma väidan, et Sarr ega Carrington, need mehed ei ole, kelle ümber sa saad hakata ehitama nagu tiputiimi. Jazzil ka sukest meest ei ole, Netsil ka sukest meest ei ole, et vähemalt Hornetsil on vähemalt Lamelo, eks ole, Pelicansil on seal igasuguse tüüpe. Aga puhtalt lihtsalt nagu, kas Sarre võiks olla selline mängija, kellega saaks ehitada? Ta on ääretult ebaefektiivne nagu ründas. Laseb 3. Jaa, aga vaata, mis protsendiga, 31. See on ta rookie aasta, ta on noor. Ma tean, ma vaatasin liiga palju Wizardse mänge selle aasta. Aga ma arvan ka, et kontori pool on seal nüüd lõpuks pärast aasta kestnud dysfunktsionaalselt paigas, aga arvestades Wizardsi ebaõnne ja seda omanikku, kelle vastu mul endiselt liiga suurt usaldust ei ole, sest ajalooga on olnud liiga halb selle omanikuga, siis ma veel igaks juhuks olen natukene ettevaatlik, kuigi ma ütlen, et see aasta oli korda minek, nad said selle kõrge valik, mis nad tahtsid, nad said kasulikke veterane, kes on palju paremad mentorid, kui seda on kunagi saab olema Kyle Kuzma, ma arvan, et eriti just Smart ja Middleton on väga head veteranid, väga professionaalsed, väga nagu ja mõlemad on ka kaugel käinud. Jah, Middleton on võitnud tiitli. Just. Smart on käinud, ma ei tea, terve elu oli idafinaalis, et
ma arvan, et nende kahe pealt saab arendada head organisatsiooni kultuuri ja ma arvan, Middletoni saab ka edasi vahetada millekski kasulikuks. Ma arvan, et Jordan Poole tegi aasta näiteks, et mina arvan, et Poole tegi täitsa korraliku aasta seekord ja tema eest teeb ka mingit väärtust saada veel siin tulevikus. Ja aga teda sa 5 aasta plaanis ei, ma ei näe teda Washingtonis, ma tegelikult ei näe. Aga võib-olla lähme siit edasi sujuvalt siis minu juurde, ütleme siis jah, Wizardsil on teine valik ja Wizardsil on 19. valik ja rohkem esimese raundi valikuid Wizardsil ei tohikski olla. Ma vaatan, kas teises raundis on midagi kõrgelt. Kaks teise ringi valik. Nende teise raundi valik läheb Bostonile, nii et jah. Nii. Lähme edasi Toronto Raptorsi juurde, et ma ütleks, et kõigis tagumistes tiimides, kes lõpetasid seal nii-öelda kes siis omavoliliselt, kes mitte seal tagumises otsas. Toronto Raptors tegi minu jaoks kõige kummalisemaid liigutusi sel aastal. Et ma saan aru, et nad ei taha uuesti nagu põhjakihti langeda, sest ei ole see hea klubi finantsilisele poolele, et nad ikka veel nagu lapivad seda ühte mulli aastat kokku ja seda hiiglama suur kaotus, mis said, kuna mängisid Tampa Bay's, kus fännid ei tulnud kohale ka. Et ma saan aru, et ikka veel lapivad seda kokku ja eks ongi nagu raske tankida, kui sa arvad, et sul justkui juba on see number 1 nagu ta noor olemas, kelle ümber hakata ehitama, ma räägin siin Scotty Barnesist, kes valiti paar aastat tagasi aasta uus tulnukaks. Aga ma ei näe Scotty Barnesist seda esimese viiuli mees tegelikult, ma näen temas pigem nagu kõige paremal juhul sukest nagu Scotty Pippenit, kes võib olla number 2 mees mingile staarile. Aga neil on see staar olemas, Ingrami näol. No nüüd nad tõid, ma just tahtsin öelda, et ma tegelikult ei mõista, miks nad tõid, ma mõistan, miks nad tõid Ingrami, aga ma ei mõista, miks nad andsid Ingramile kohe ka nagu suure lepingu otsa, arvestades Ingrami hädasid tervisega. Et see mees on väga palju katkinud viimased 3 aastat, ikkagi väga-väga palju. Ta lihtsalt ei ole tahtnud väga palju mängida. Ei no see, tal on ikkagi seal mingi füsioloogilised mured. 4 aastat 130 miljonit, mis ta talle Ingramile andsid. Neil on väga palju raha nüüd Barnesi, Ingrami, Immanuel Quickly, Jakob Pölteli ja lisaks veel, ma arvan, et Archie Barrett saab siin ka varsti lepingu pikenduse, mis on väga magus. Tugev algviisik, väga tugev algviisik. Pink, seal on nagu hunnik noori, kes mängivad kõik sama positsiooni. Grady Dicko, Jai Akbachi, Jacobi Walter ja kõik muud huvitavad tüübid. Ma näen siin potentsiaali, et jah, mine tea, äkki järgmine aasta Raptors 6. kohal idas. Või 5. kohal isegi, võib-olla, kui kõik läheb ideaalselt. Need noored poisikid on võtsid nüüd eelmine suvi drafti lõpust, Jonathan Mokpo ja Jamal Shade tegid väga korralikud rookie-hooajad, Shade'is saab varumängujuht, Jonathan Mokpo saab small ball center, aga ma ei näe, et Archie Barretti, Brandon Ingrami ja Scotty Barnesi ümber saab ehitada mingisugust tipptiimi. Et see on nagu natuke nagu Phoenix Suns, aga nooremate meestega. Et 6 asetus, võib-olla 5 asetus, aga avaraundis saadakse 4-1, 4-2 tappa. Milleks? Et ma olen pettunud, ma sai Ujiris. Ma tõesti arvan, et Toronto Raptorsil on sünge aeg ees ootamas. Mõned pidi, et ma arvan, et sellised järjestikused aastad, kus ollakse seal kusagil ida 6 kuni ida 10, lootust nagu tegelikult väga ei ole, kui just Scotty Barnes või Archie Barrett ei tee siin nagu metsikud sammud edasi. Et ma tõesti nagu ei mõista, kas te ei saate aru sellest Ingrami liigutusest või? Miks mitte? Ei no ma mõtlen, aga nagu kuhu sa selle asjaga lähed? Heal päeval ida top 4. Miks mitte top 3? Kui kõik on terved? Top 3 välja või? Selles, ma ei tea. No, ma ütlen, kui kõik on terved. Kui need noored, Barnes, Dick... Barnes on iga aasta juurde pand. No see aasta pani vähe. Sest et neil oli vaja tänkida. Sest mingil hetkel neil oli ka, nad olid ju seal täitsa flagi jahil lõpuga. Neil on see aasta 7. valik. Tegelikult nemad vajaksid ka sukest Cooper flagi või mingisugust 2-3 valikut. Nad tegelikult vajaksid sukest kõrget valikut juurde. Aga nad on saanud siin valida ka kõrgemalt. No, nende kõige kõrge valik oli Scotty Barnes, kes oli 5. valik.
Grady Dick oli mingi 10 või 12, Jacobi Walter oli 20 valik üldse. Ja, aga nemad suudavad 5. valikuga ka valida sellise mehe, kes areneb 3. aastal All-Stariks. No aga ega neil rohkem avaraundi valikuid ei olegi, ma vaatan, et on ka see 7. valik ja nad peavad lootma, et see tõuseb kõrgemale, sellepärast et jah, teises raundis on neil 39. valik. Ehk siis midagi. Põhimõtteliselt mitte midagi, jah. Et mina arvates on see nagu keskpärasuse nagu tiim nagu tänaseks. Mis sa arvad, Ardo? Keskpärasuse veel törts alla selle isegi. Et nimed tunduvad head. Jah. Algisik on hea. Aga ei mängi. Selles mõttes, et see sama Grady Dick, kes sa ütlesid, on viske prossad värgid olid ikka, ei kukkunud see värk ja ma ei tea, ma olen nagu pettunud selles ürituses seal mõnda aega juba. Et kunagi nad olid nagu peale Van Vliedi ja Lauri minekut, seal ei ole midagi vaadata olnud, ütleme nii, olgem ausad. Kuigi mul on hea meel, et Archie Barrett on leidnud ennast pärast Knicksi etappi ennast, ta on ikkagi läinud Torontos paremaks mängijaks. Ja, aga nüüd on Ingrami juures ja nad on sort of samad possi mehed. Ongi Ingram, Barnes nagu suht sama ka. Et väga kummalised otsused on seal olnud Udoka või selle, mis iganes ta nime, Ujiri. Nii, aga lähme Hornetsi juurde. Charlotte Hornets, ütleme nii, et see on siis meeskond. No mis see täis sitt? Selles mõttes, et tegu on meeskonnaga, mis peale 2004. aastat ei ole isegi ühtegi play-offi seeriat võitnud. Ja veel harvem on nad play-offides käinud. Küll aga tundub, et see sitt on olnud tuleviku väetis. Neil oli Michael Jordan omanikuks, kes oli ka väga halb omanik, olgem ausad. Ta oli kitsi omanik ja aga ta oli hea ärimees. Jah, taaskord. Jah, tema enda jaoks oli see kõik hea. Charlotte Hornetsi jaoks oli kõik halb. Aga ütleme nii, Charlotte Hornets, ma pean tunnistama, see olukord, kus nad on ja mis neil on ja mis neil saada on ja mis kavalate tegude puhul võiks teha, näeb välja võib-olla, et liiga parim. Miks nii? Esiteks, tänavusel aastal on neil 3. iseenda valik. Neil on 33. iseenda valik. Lisaks on neil 34. New Orleansi valik. Teiseks on neil kuni aastani, kohe täpsustan, kuni aastani 2031 on neil kõik iseenda esimese raundi valikud. Lisaks on neil veel valikud Tallaselt ja Miamilt. Neil on väga palju valikuid. Lisaks on neil õigus vahetada 8 oma esimese raundi valikuid, kui nad tahavad. Neil on see vabadus ka veel alles. Ja mis see siis kõik räägib? Neil on põhimõtteliselt siis 14% võimalus saada top 1, nagu siis kõigil teistel seal. Neil on 52% võimalus olla top 4 ja neil on praegu olukord rahaliselt selline, et üle $30 miljoni teenib üks mees. Lamelo Ball. Kes on rohkem katki kui Zion Williamson. Jah. Lamelo Balliga on nüüd see, et eksperdid on öelnud, et Charlotte Hornets peab ta tugevamaks kasvatama. Sellepärast, et kõik nagu kinnitavad ühes suus seda, et esimest korda üle väga suure hulga aja, õigupoolest peale 90-ndaid, on äge Charlotte Hornetsit vaadata, kui nad mängivad. Sellepärast, et see on kind of exciting. Ja see on exciting sellepärast, kuidas mängib Lamelo Ball. Ja paraku on see kõik aga nii, et Lamelo Ball ei ole neid võite suutnud tuua sinna. Ta tõsi pidi ka hooaja pooleli jätma, eks ole, ja nii edasi. Aga arvestades, mis sellel meeskonnal olemas on, kuidas nad on söönud mängijaid teistest tiimidest palgakäpi tapmiseks teistel nagu, siis neil endal nüüd muidugi selle hooaega nagu puhastub jälle sealt, et neil on käppi nagu, neil on kõik nagu hästi, neil on võimalus vahetada oma esimese raundi pikke, kui neil läheb sellest draftis praegu hästi ja nad saaks need mehed, keda vaja on. Ehk siis kõrged pikid, korralikud mehed. Üks kõrge pikk. No ütleme nüüd 2 teise raundi esimest peaaegu on ka päris okei.
pluss nad saavad neid kõiki vahetada veel, teha mingeid manöövreid, siis on päris nagu lootustandev, ütlen ausalt, päris lootustandev seis on. Lisaks see, et neil on võimalus siis oma tulevikupikke vahetada, midagi tummisemat tuua, kui nad tahaks, eks. Aga Charlotte siis on alati see tahtmise koht on väga oluline. Sellepärast, et tundub, et nende kõige suurem tegu, mis nad teevad off-seasonil sel aastal, peale drafti loomulikult, on see, et nad üritavad Williamsiga lepingut pikendada. See mees, keda Lakers nimetas, et ta liiga katki. Tõsi, peab tunnistama, et peale seda jama Lakersiga on vend mänginud kõik mängud, 28,6 minutit keskmiselt, 15,1 punkti, 10,7 lauda ja karjääri parimad 1,3 blokki. Ja oma karjääri parima hooaja tegi ta mängude mõttes. Ta mängis karjääri parima. Nii palju mänge ta ei ole kunagi mänginud. See number on 44. See on ühe võrra väiksem kui Paul George'il. Ja see on siis mees, keda hakatakse hirmsasti pikendama. Et ma kardan, see on selle Charlotte Hornetsi mingisugune taak sellest, kuidas nad on kõige väiksema turu meeskond enam-vähem, kuidas seal ei ole raha, kuidas see on karistus, et nad tegid Bobcatsi vahepeal. Jah, et kui sa vaatad nende olukorrale silma ja kui sa laseks sinna mingisuguse asjaliku GM-i kallale, siis see võiks toota sealt püsiva play-offi meeskonna idas. Sellepärast, et ma ei näe nagu probleemi seda teha, sellepärast, et selles mõttes, et kui sa võtad, et sul on Lamelo Ball juba olemas, siis sul on see naisepeksi olemas, siis sa saad kõrge valiku. Brandon Miller on see parim talent, kes neil on tegelikult. Ja siis on neil tulemas selle aastased pikid, neil on võimalik järgmine aasta, mis iganes, ja neil on võimalik vahetada endale päris hea kunn kuskilt teisest meeskonnast tõenäoliselt. Neil on kunn olemas, kes ei mängi kaitset ju. Ja, aga neil on võimalik sinna kõrvale nagu talenti tuua tegelikult oma nende first round pikkidega. Et see ei ole probleem, et küsimus on lihtsalt selles, et nad justkui ei taha seda teha, sellepärast, et rahaliselt ei mängi see lõpuks kõik välja ja kui me võitma hakkame, mis siis veel saab ja nii edasi. Et see tundub nagu siuke, me ei tahagi võita meeskond juba väga palju aastaid. Et teeme midagi. Viimase 15 aasta kõige kehvema võidusaldoga tiim kõikide tiimide peale, et keskmine võidu nagu saldo on 40% või 38%. Ja me räägime 15 aasta. Ja me räägime liigast, kus mängivad Washington Wizards ja Sacramento Kings. Ja sa saad nendega 4 korda madistada. Ja, et jõhker. Ja kui ma ütlen, aga kui ma vaatan silma nende rahalisele seisule, nende pikkide seisule, nende olemasolevale talendile, millele oleks võimalik liita, ja nad ei tee seda, nad lihtsalt ei tee seda. Et see tundub nagu väga kummaline ja rumal. Et miks ei... Nüüd on tegelikult ju uus omanik, kas tal ka siis ei ole üldse soovi? Ta nii vähe aeg olnud. Seal North Carolinas rohkem arendatakse seda ülikooli kossu. Seal on ka korralik NFL-i klubid, ka Caroline, see Panthers. Ja, aga me teame kõik sama hästi, et võidud panevad saali täis. Et ma lihtsalt ei saa aru sellest, et kui sul on nagu, tegelikult ma vaatan, kogu see seis, see pakett, see tundub täis ja mõnus ja hästi peale selle, et kurat võite ei ole, on ju. Aga ma näen sellest nii, et järgmise 2 aasta jooksul oleks võimalik ehitada siit võitev meeskond. Ma ütlen pluss 50% meeskond. Mul on Lameloga hästi kahetine nagu hoiak, et ühtpidi see need Charlotte Hornets viimaste aastate ebaõnnestumised pole tema süü, sest kui Lamelo on platsil, Hornets on parem tiim, et selles mõttes ei saa väita, et Lamelo teeb kuidagi Hornetsid hallemaks, ta on... Keegi ei olegi seda öelnud. Ja on mõned nagu mingi internetikuru, kes arvavad, et nad on targad. Lamelo pool teeb seda tiimi selgelt paremaks, ta annab sellele tiimile mingisugusegi identiteedi, aga ja see on hästi suur aga... Ma tõesti pelgan, et selle mehe ümber ei saa ehitada nagu võitvat kaitsetiimi ja kaitse on NBA-s kõige olulisem meeskondlik kaitse on see, kust algab minu arvates nagu see mingi identiteet tegelikult lõpuks või vähemalt on see eliitrünne, aga sealt on Charlotte väga kaugel
ja kui ta on nii palju katki, no nii palju ja ma tõesti pelgan, et mingisuguse trenniga seda väga ei paranda, et see võib-olla ongi see mees on natuke liiga palju kossu mängid nagu teismelisena ja lapsena, et isa seal väga nagu seda armu ei andnud. Et ma vähemalt managerina mõtleksin väga tõsiselt, et lihtsalt vaataks, et mida Lamelo eest on võimalik saada, hakkaks ehitama ümber Brandon Milleri, et vähemalt mul on mingisugune mees, kellel on nagu pea õiges kohas ja nagu süda on õiges kohas ka ja ääremänge ümber ongi väga hea ehitada ja lihtsalt hakkaks pihta mingisuguse uue resetiga, kus on Miller, tänavune kõrge valik ja Mark Williamsi ma üritaks ka maha müüa ja lihtsalt alustaks puhtalt lehelt uue omanikuga, puhta tiimiga. Treener on ka suhteliselt uus, tegelikult ainult 1 aasta olnud seal, et alustaks põhimõtteliselt nullist ja no nad on varem ka ju saatnud no neil pole mitte midagi võita praeguse olukorra jätkumisest. No praegune olukord, saad aru, neil on kõik assetid muuta seda olukorda. Mitte sellega, et sa Lamelo ära saadad, sa ei pea Lamelot ära saatma. Kui sa saad Lamelo eest mingisuguse väga korraliku noore mängija vastu, no ma ikkagi sa saad pikkides selle. Lamelo on ise noor. Aga võib-olla ongi, et vahetad noore teise noore vastu. Miks? Sest ta ei püsi terve. Jaa, aga sul on vaja teha ta terveks. Mis ei ole võimalik teha terveks, kui mees ei ole terve. Ja ega ta vennad ei ole ka ju terve. Ei ole. Mõlemad vennad on vigased. Katki elu lõpuni, ma väidan, et selles on küll. Ta on võimalik. Siin ma olen Ardoga natuke nõus, sest Kahvi Leonard pidi ka kogu aeg katki olema. Ei, noor Kawhi oli palju tervem, kui Lamelo pole kunagi olnud. Kunagi on olnud. Ma arvan, et on võimalik seda olukorda parandada. Plus ma arvan... Mina vaataks Jalen Greeni vastu. Las ta olla, selles mõttes, et ma ütlen, sa saad pakkida selle venna ümber. Teine asi on see. Jaa, aga Jalen Green on liiga sarnane Millerile. Jaa, aga seal on teine probleem veel. Vaata, miks mängijad katki lähevad tihtipeale on see, et kui sa oledki ainukene vend oma meeskonnas, su koormus on nii jõhker, et sa lähedki... See ei muutu ei, no see saaks muutuda. Ma räägin, et see saaks muutuda. Neil on kõik vahendid käes, et seda muuta. Ja talle toodi ju Rosierid ja asjad, et pidid... Rosier ei ole seal. Talle toodi see varem, et temalt koormust ära... Ei, Rosier läks minema. Okei, 3. tiim. Lähme paremat, lähme Portlandi kallale ja Portland pikendas just peatreeneriga lepingut. Neil on pikke sel aastal küll ainult 1, aga järgmisel aastal juba kokku 3. Esimese ringi omasid küll siis 1. Ja need, ütleme, natukene teeb murelikuks see, et kõik, kes neil on, neil ei ole nagu selget liidrit, et kui ma sügisel olin Sharpi ja Simonsi nagu usku, siis mitte kumbki nendest ei No Sharp tegi tugeva hooaja lõpu, tegelikult tegi. No ja Portland hakkas tegelikult ju võitma ka. Ja sama, muidugi mitte tema üksi, aga see Jeremy Grant, et kui tema võiks see liider olla, aga tema ei ole päris see, ta ei ole A-kategooria staar. Neil on juba liider olemas ju. Kes? Deni Avdija. Vaatasid, mida see mees tegi viimased 30 mängu või? Ta pani keskmiselt mingi 22 punkti, 10 lauda, mingi ime söödud ja ta viskab 3 ka. Ja head protsendid. No teda on võrreldud, ta on oluliselt parem kui see Kaspi, kes oli ja neil on sarnasusi, mängustiil mõlemad. No neil on skuut ka veel tegelikult. Ja võt see skuudi teema ongi see, et kui skuut teha pikkideks või korralik vett, mille jaoks? Katki oli ju. Ei olnud katki, kui mängis seega seal midagi paremat ei olnud. Ei no, ma kaitsen Ardot. Tema teine aasta oli veel kohutavam kui esimene. Ei, ma ei ole nõus. Ma arvan, et Scoot tegi sel aastal arenguhüppe tegelikult, et kui sa vaatad Scoot esimesed 30 mängu ja viimased 30 mängu, on näha, et mees on teinud hüppe edasi. Aga see hüppe on nagu kohutava efektiivsusega mängijast, kesise efektiivsuse mängijani, et ma kardan, et Scootist ei saa kunagi väga head viskajat ja mängujuhi positsioonil peab see element olema. Ja eriti kui peatreeneriks on endine mängujuht, kes on just peaga nagu mänginud, et Scoot jätab mulle küll sellise viskevalik ei ole hea,
kaugelt ta niikuinii sisse ei saa ja tema trumbid, mis tal nagu mina leian, et tal ei ole NBA-s ühtegi trumpi. Ta on hea sööt, täitsa okei söötja. Ta on täitsa okei. Seal söötjaid on teisigi, et ja see tsentrite küsimus, et Eiton on küll okei, kui mängib, aga ja no paberil on neil ju veel 2, selle aasta rookie on suur ja siis on see Rob Williams 3. ka, et kui need kõik on terved, siis ma ütlen, et see on täpselt ütleme see Mavericksi, mis öeldi, et Mavericksil on kõige paremad 3 tsentrit. Mina ütlen, et väga palju Detroiti, ütleme potentsiaali mõttes Detroiti kolmik ei pruugi teps mitte maha jääda. No mõtleb Blazersi kolmikut. Ja Blazersi oma Mavericksist, vabandust. Robert Williams muidugi käib umbes aastas 20 mängu väljakule, siis ta rohkem ei käi. Sel aastal samamoodi tegelikult, et ega Robert Williams oli suht viirastusse platsi peal. Aga ma ütlen, ma olen selle mõttes nõus, et neil on, kui sa vaatad seda nime rosterit nagu, neil on täiesti normaalne sats, loomulikult see ei ole mingi contenderi sats, aga kui kõik on terved, siis 7-10 miks mitte? Jah, ma näen ka, et neil on võimekus tõusta play-inni ja ma arvan, et selle hooaja 2 märksõna Blazersi poole pealt oli Tumani Kamara, kes kerkis aasta kaitsemänge vestlustesse tegelikult juba tõesti suurepärane kaitselukk, kes viskab ka 3 Belgialt, imemees. Tegi üli kõva hooaja. Ta tegi kõike. Ja ta mängis väga suuri minuteid. Läbi hooaja. Et ääre peal on nagu neil hea seis, Avdi ja Grant Kamara, seal tegelikult ka Chris Murray on okei mees. Ja see Donovan Klingan on selles mõttes lahe mees, et tal oli rookie aastaga juba tiimid kardavad tema vastu minna korvi all, et ta on nagu niivõrd suur mees, et ütleme, et ta nagu mõjub natukene Wembanyamalikult, selles mõttes, et ega kui vastasmägi näeb, et Klingan või Klinkong on seal all, siis tullakse natuke tagasi, et ei minda selle Klingani käsi nagu väga proovima. Et ma arvan, et Blazersil on tulevikud... Tema esimene aasta oli... Teda ei usaldatud ikkagi lõpuni. Ei usaldati küll, lõpus oli viimase 40 mängu oli Eiton katki, ta oli mul fantasis, ma tean, et Eiton oli katki. Ja Klingan oli... Ja Williams oli ka katki, aga miks Klingan ainult siis 15 minutit mängida sai? Ta mängis keskmiselt 28 minutit mängus, ta oli mul fantasis... 28 minutit? Jaa, lõpupoole. Kui sa 28 minutiga ei suuda ka double-double'it kokku ajada... Ta ei ole punktitooja, ta on nagu laua ja plokikuinn. Aga ma arvan ka, et see suurim mure on see, et ma arvan, et ma äkki Hornet siin mõtlesingi, et äkki Lamelo Ball võtta ka tooks selle Anthony Simons ja mingi tüübi veel sealt ära ja prooviks Shaden Sharpi äkki saaks kätte. Sharp on ka kõrge drafti valik vaevalt. 7. valik. Top 10-st. Aga ma arvan ka, et see tagaliin saab olema seal Blazersi nagu nõrkus ja neil on vaja liidrit sinna. Liigume edasi. Pelicans on mul ja mul on sukene küsimus teile, mehed, et kas see Kossu värk New Orleansis kas Tipp Koss peab olema New Orleansis on mul küsimus, et kas see Kossu värk töötab üldse New Orleansis, sest tegemist on NFL-i linnaga, New Orleans Saints on seal number 1 ja seal on ka kõik muu, ülikooli Koss on seal väga tasemel. Ja see saal ei tule mitte kunagi täis peaaegu, see saal üldse, areen üldse on vana, omanikud on ka 7 omanikud ja omanikud ei ole saladust teile mitte kunagi sellest, et neil on 7, number 1 ja number 2 ja number 3 ja siis kuskil seal 7. kohal on Pelicans. Et ma arvan, et äkki see klubi peaks nagu vahetama asukohta, sest nagu ma olen nagu tänaseks veendunud, et nad on ehitanud selle areeni ja selle asja mingile indiaalastele mingi matuse paigale, et mitte keegi, mitte kunagi ei püsi New Orleansis tervena rohkem kui 3 kuud järjest. Kõik mehed lähevad seal katki kogu aeg. Aga ometigi püsib alati lootus, et kui jälle see vana hea, et kui kõik on
on terved. No, aga me oleme näinud 10 aastat seda, ei ole what if meeskond. Ei ole mitte ühtegi aastat. Nii suurt what if meeskond teist tegelikkuses ei tea küll. Et mina väidan, et see Kossu värk nagu ei tööta New Orleansis ja mina arvan, et ta peaks kolima nagu ära sealt. Ma arvan, et Seattle võtaks selle klubi üle ja võtaks Sonicsi teeks tagasi ja siis ma ütlen, et NBA ei vaja New Orleans Pelicansi. Sellepärast, et... Pigem küsi vastupidi, et New Orleansil ei ole NBA-d vaja. Jah. Sest mõlemat pidi ei ole suurt vahet. Et nagu rahvas väga ei armasta seda, New Orleans pole mitte midagi võitnud oma eksistentsi jooksul, ka isegi siis, kui nad olid 90-ndatel või ühesõnaga, nad pole Hornet seal ka mitte midagi võitnud tegelikult. Chris Pauli aasta ja ainukene aasta, kus nagu mingi lootus justkui oli, et seal ei ole Kossu traditsiooni nagu tippkossu mõttes, seal on nagu vabakindid ei taha sinna minna, on öelnud, et nagu seal on veits nagu siuke nagu veidike vaesusklubi nagu kuidagi nagu lõhn on juures. See oligi sellepärast, et nad alles hiljuti said endale selle oma medika mehed nagu sellepärast, et kõik muidu saadeti sinna Saintsi juurde, kellel mingid hädad. Neil pole training facility't, nad mängivad, teevad trenni seal samal areenil, kus nad on, et neil pole mingisugused trenniruume. Orkaanid on pidevalt seal kandis teevad kõik katki ja kogu see linn on varemetes iga 5 aasta järel. Et ma arvan, et lihtsalt koligu ära siis. Seattle kõlab hästi. Et nagu ma lihtsalt ei näe ka nagu sellel satsil nagu mingisugust lootust, et nagu Neil on tegelikult jumala hea peatreener minu arust. Lihtsalt tal ei ole kellegagi mängida. mitte kunagi. Green on jumala hea ju. Et mina arvan, et õnneks nüüd anti Joe Dumarsile, ma saan aru, et omanikud andsid talle siis nagu volituse siis vähemalt mõelda igasuguste vahetuste peale Zion Williamsoniga, et tundub, et omanikud on nagu loobunud sellest ideest, et kunagi saab Zion ümber teha mingit võitjat tiimi. Et vähemalt seegi mingi tõetund on kohale jõudnud, aga see tuli umbes 2 aastat liiga hilja. Kõiksugu OnlyFansi naised on juba ammu ära seemendatud rikkaks tehtud. Päriselt sa vaatad mingisugused nagu mingid Twitteri, kus on mingi need kuumad naised ja siis iga teine kommentaar on Zion, this is your next wife. aga see on üldse see seemendamine viimasel jubedaks teemaks läinud. Ant-Man oma 4. lapsel ju, see, kes oli nüüd 4. naisega 4. laps on ja siis kui kohtuotsusega määrati talle see isadusraha, siis ta maksis selle kuni 18. eluaastani ära kohe kõik. Ta ärimees. Üldse ei koti. See on investeering. See mõttes, et pull out nagu. Ei ta Ant-Ahmat nagu, tal on nagu üsna kaunid naised, aga nagu Zionil ei ole olnud, come on, Okay. Sul väga kummaline maitse siis. Me läheme Henry Sipre territooriumile. Lähme nüüd minu juurde. Ühesõnaga, ma ütlen, et mul on lihtsalt kahju nagu Trey Murphyst ja Herb Jonesist ja mõnest meest veel. Ma arvan, et DeJounte Murray ei leidnudki mingisugust rütmi selle tiimiga ja ma arvan, et ta ei hakka kunagi leidma ka, sest see tiim on lihtsalt kogu aeg katki. Ma arvan, et McCollum peaks et lahkuma, ma arvan, et Murray koht pole see Pelicans, kas on üldse kellegi koht, et lihtsalt mul on kahju, sest ma arvan, et Herb Jones ja Trey Murphy on ägedad mängijad, ma arvan, et Grant Theft Alvarado on äge mängija, aga lihtsalt nende karjäärid lähevad seal raisku. Nii, jõuame siis maasika juurde, ehk siis Phoenix Suns. Räägime küll nende draftist. Päris ei siis kuula nüüd, neil on... Pelicansil on siis 4. valik see aasta tagantpoolt, aga vahet pole. Neil on 29 valik Clevelandi oma. Clevelandil läks lihtsalt oluliselt paremini, kui keegi ootas. Et neil on 29, esimese ringi valik siiski. Lisaks, neil on veel 4 valikut. Kuula seda võimsust nüüd. Phoenix Sunsil on selle aasta draftis 52, 53, 54 ja 55 valik. Ma ei tea, mida sa vaatad, sest minul on seal ainult 53. Ei, see on niimoodi, et... 52 läheb üldse Utahile. Ei, see on niimoodi, et see on nüüd, sul on värske see 53. Sellepärast, et enne oli see rivi niimoodi paika pandud, sest see on Denveri valik, mille nad said. Ja siis see tuleb sealt siis vastavalt selle lõpukohale, aga see oli lahtine, kui ma selle rivistuse endal tegin. See selleks, need on võimsad valikud, ütleme, mõlemad on põhjakalad, on ju. Ja üks huvitav fakt, ma räägin drafti lõpuni, et neil on
esimese raundi valik järgmisel 5 aastal 7 tegelikult. Kuid kuna nad on oma 2026. aasta ja 31. aasta valikud juba ära vahetanud eraldi tehingutes, siis nad on, neil on lubatud teha ainult põhimõtteliselt üks vahetus veel draft esimese ringi valikutega. Eks neil seal väga manööverdamisruumi, neil ei ole mitte kuskile. Pluss seal on need segapudru, need ei ole nende enda valikud tihtipeale, mis neil on, et neil on nagu Sodoma Gomorra on seal ühesõnaga. No seal on swap of a swap of a swap. Ja seal on iva on nagu selles, et see, milline neil drafti valik on, ei ole suurt sittagi sellest, kus nad ise seal asuvad, eks ole. See, et nad niimoodi tappa said sel aastal, täiesti ükskõik, neil ei olnud seda drafti valikut niikuinii. Neil oli Clevelandi oma, mis oli täis õudust ule nagu, sest et see mängis liiga head korvpalli sel aastal. Olgu siis öeldud, et Phoenix oli seekord tagantpoolt 9. ja nende valik on siis Rocketsi käes, et siis Rocketsil on täitsa okei šanss saada top 3 valik. Täitsa okei. Nii, aga huvitav fakt. 2023 siis vahetus tiimi omanik, Matt Ishbia on selle miljardäri nimi ja see mees on alates 2023. aastast kulutanud $860 miljonit tiimi peale, kes on võitnud 2 play-offi mängu selle aja jooksul, mitte seeriat, 2 mängu on võitnud. Mis on selle tiimi põhilised väljakutsed siis sellel off-seasonil? Esiteks, nad just vallandasid oma peatreeneri. Nüüd väike ajalootund minu poolt. Nende peatreener oli kunagi Monty Williams, kes lasti lahti. Neil jäi leping alla. Monty Williams teenib siiani selle lepingu pealt väga võimsaid summasid. Siis võtsid nad ikkagi championshipi kogemusega treeneri endale, Frank Vogeli, kelle nad lasid ka kohe lahti, kelle leping endiselt kehtib, kelle nad maksavad $20 miljonit. Siis et nagu asi oleks kindel, võtsid nad ikkagi championship kogemusega treeneri Mike Budenholzeri. Tegid mitmeaastase lepingu juks ka, et mees kuskile põõsasse ei põgeneks. Nad lasid ta lahti just ja tema lepingut peavad nad ka kinni tampima. Ja 5 aastat 50 miljonit. Ja sa mõtled siis seda Budenholzerit, ja. Aga see pole midagi, Williamsil on veel 42 alles ja 24 millest Vogelil. Aga see pole hullu. Härra Ishbia on otsustanud, et tema kulutab nii palju kui vaja on, et meeskond võitma hakkaks, sellepärast, et nende radaril hetkel on Michael Malone. Et oli arvatud, et midagi kuskilt midagi asendatakse või tehakse, aga nad on veenunud, et neil on vaja championship kogemusega treenerit. Okay. Nii. Ajaloo või huumoritund, ma ei tea, kumb see oli. Igatahes, nende põhiline küsimus on, et mida nad oma 3 suure staariga teevad. Siiamaani... No, ühega on teada, mis hakkab saama. Sa mõtled Kevin Durant? Jah. Sign and trade. Ei, lihtsalt trade. Ei, lihtsalt trade. Kevin Durant on öelnud, et tema tahab oma karjääri lõpetada oma tingimustel. Et seal ta võib hakata klähvima. Ma ei saa aru, mis teema sellega on. Tal ei ole mingit no-trade kloosi ja nii edasi. Mis klähvimisõigus sul on? Pane oma kott kokku ja tõmba minema mingisse vähem kuivamasse kohta kui Arizona kõrb. Aga mis on see, et kui vaadata nüüd statistikat, siis Kevin Durant on päris julm asset tegelikult. Sellepärast, et true shooting percentage oli mees liiga teine. Ja, aga ta on 37. Ja, aga ta oli liiga teine. Isegi kõige selle sita juures, mis seal ümberringi on, oli ta siiski liiga teine selles, peale Nikola Jokicit. Et ja ta paneb endiselt üle 20 punkti mängus ja korralikult. Ta on hea. Ja ta on endiselt vormis, kõik on sellega hästi. Ehk siis ta tegelikult on päris hea trade asset. Nii. Siis Kevin... Ma juba tahaks neid kosilasi... Ei, mul ei ole kosilasi, aga ma ütlen, mida nad vajavad. Oota, ma räägin. Okay. Devin Booker väidetavalt on endiselt untouchable nende analüütikute poolt.
Piiliga räägitakse läbi, aga Piil oli üks peamisi põhjuseid, miks Budenholzer vallandati, nii et ei ole päris kindel, et seda sealt midagi nagu isegi tahetakse temast lahti saada. Siis on analüütikud endalt küsinud, mida Phoenix Sunsil vaja on. Vastus on kaitset. Küsimus on kuhu ja analüütikud on ühest suust vastanud igale poole. Vastus oli frontcourt and backcourt. Sest nende parim kaitse eelmisel hooajal oli, kui me jätame selle rookie välja võib-olla, siis oligi Kevin Durant. Ja mis siis nende kaitse on? Nende kaitse oli liiga 29. Palju tiime on? 30. No nii, eelviimane. Et not bad, et nad ei olnud vähemalt viimane. Aga ütleme nii, et kui sa vaatad neid nimesid, mis seal on, eks ole, siis sisekliima keerati seal ka täiesti pekki selle Kevin Duranti jutuga seal ja siis läks nagu täiesti see vagun nagu täiesti põõsasse peale seda siis nad ei mänginud üldse enam. Et lisaks nüüd on siis välja tulnud, et see Budenholzer käis Piiliga rääkimas ja ütlemas talle, et ma tahan, et sa mängiks nagu True Holiday, mille peale Piil ütles väga vängeid sõnu, et sina Sitavares ei tule ütlema mulle, et ma pean kellegi teise moodi mängima. Jumala hea võrdlus, kõik armastavad J-Ro Holidayd. Ja, aga see näitab, kus kohas see mees oma mõtlemisega on. Ja lõpuks lasti lahti ikkagi Budenholzer. Et selle tiimi olukord on väga sitt ja kusjuures, nüüd ma ütlen midagi, mis ma tulen mingi teie mõlema ja kõigi teiste paati tõenäoliselt, ma arvan, et see sita algus on Devin Booker siiski. Et kogu see plats... Ma väga hea, Arto. Tegelikult on... Tuli ära jälle. Sest, et ma kardan... Teise salvestuse lõpuks saame asjad paika. Et ma arvan, et võib-olla on mõttekas võtta luud ja see plats seal täitsa lagedaks tõmmata ja inimese moodi seda tiimi ehitada ja vahetada need asjad, mis sul on hoopis tulevikuks. Et mitte proovida iga hinna eest, nagu ta praegu seda teeb seal, see issue, et tahaks võita. Äkki on tänasel päeval jõudnud NBA sellesse kohta, kus sul on kannatust vaja selleks, et võita olenevata sellest, kui palju sul raha on. Tolan on näidanud juba, et... Ei, mitte Tolan. Palmer on näidanud seda kõige rohkem. Et sul võib olla raha nagu maailma jagu. Sa oled ostnud kõik, mis sulle meeldinud on, aga sa ei ole võitnud ja see sama käib Phoenixi kohta. Me räägime meeskonnast, kes ei ole kunagi meistriks tulnud. Ja, aga finaalis 2-0 eduseisus olnud, nii et... Ja siis on tulnud Jannis ja kõik... see oli juba mitu aastat tagasi. Ja siis olid teistsugused mehed ka seal. Ainult üks mees on säilinud. Ja ütleme nii, et mina lööks platsid täiesti puhtaks ja ma räägiks Piiliga ka läbi, et kas sa tõesti tahad nagu ainukene Sitavares olla siin nendest kolmest, kes alles jääb, et vahetame sul mingisuguse heasse sooja kohta ja tšaubak ka, et mina hakkaks ehitama, ma ostaks assetid nendele, kas kohe nagu vahetaks noorte vastu või siis pikkide vastu, et tegelikult sul on, kui need kolm meest eraldi, kui mõelda nende kolme mehe peale, siis need kõik on tegelikult üsna tugevad assetid kellegi jaoks. Mitte ühte kohta, sest on näha olnud, et nad koos ei mängi mitte FM-igi. Et Nurkitsist nad said lahti õnneks ja nii edasi, aga mina teeks platsi puhtaks ja hakkaks otsast peale. Sest tegelikult neil oli... Ma arvan, et Rockets võiks Booker ühest huvi tunda. Isegi täitsa. Ja, aga Rocketsist on võimalik ka noori mingisuguseid asju saada, eks ole. Et Rocketsil on väga palju asju, mida anda, eks. Et ma... Kas või valiku tagasi? Jah. Seda ei saa. Nad ei saa, aga kusjuures nad saavad vahetada. Saavad tegelikult vahetada. Nad jõuavad vahetada enne. Ja. Aga see selleks. Ma arvan, et siin on proovitud raha eest osta kõiki asju maailmas, aga tundub, et see raha eest NBA tiitlit praegusel hetkel on liiga raske osta, sellepärast, et meil on olemas endiselt Lakersid, Warriorsid, Bostonid ja nii edasi. Et seda ei saa osta praegu raha eest. No Duranti puhul on ka see, et kuna Suns on niivõrd üle selle salary second aproni, et siis neil on ka see jama, et ega nad ei saa
ainuke viis, kuidas nad saavad Duranti vahetada nüüd ühe tiimiga, mitte siis mitme tiimiga. Mitme tiimiga on igasuguseid variante, maagilisi variante võimalik leida. Aga ühe tiimiga niimoodi nad peavad sama vastu kellegi, kes teenib umbes sama palju kui Kevin Durant, ehk siis põhimõtteliselt ainult superstar for superstar. Ja seda on päris raske sükest asja leida nagu turult, et mitte võimatu, aga raske, sest Durant teenib ikkagi üle $40 miljoni, ei ole liiga palju mehi, kes nii palju teenivad. Et selle mõtlesin on vaja mingi 3 või 4 tiimiga see vahetus teha, et oleks üldse mingisugune lootus see nagu teha nagu päriselt ära. Aga jah, et sellest hooajast ongi, et see Ryan Dunn oli okei rookie valik, see teise raundi pikk Oso Igodaro oli ka täitsa okei valik, 2 normaalset noort leidsid endale tiimi ja see on ka kõik. Et see on mitte midagi muud sellest hooajast neil pole nagu alles jätta, sest see hooaeg oli košmaar. No täiesti, ütlen, kõige õudsem hooaeg üldse nendest tiimidest, kes said sinna play-in'i alla. Et igapidi, Devin Booker ütles ka, et Devin Booker oli erakordselt aus, kui ta ütles, et nagu kõige valusam on see, et ikkagi üsna värskelt on meeles, et sa olid tipus ja kui kaugele sa oled sellest tipust langenud. Et Booker oli väga aus, kui ta seda ütles, et see on nagu valus, et näha, kui kaugel sa oled selles kohas, kus sa kunagi just olid. No nad on ikka väga kaugel, vähemalt Luka ei tule kollitama. Ja see Duranti vahetus tegelikult keeras neid pekki. Tegelikult keeras, et nad andsid ära liiga palju, nad andsid ära kõik valikud, nad andsid ära Michael Bridges'i, Cam Johnsoni, et see oli liiga krõbeda hinnaga vahetus. Ja, aga Booker just vastaski sellele, et nad olid ju nii lähedal ja siis justkui tundus, et ainult see Durant oligi justkui puudu. Ja ma arvan, et see hooaeg paneb ka natuke mõtlema, et mismoodi me ikkagi jääme mäletama Kevin Duranti. Sellepärast, et Durantil nüüd on, tal oli jah see üks Brooklyni seeria, kus ta tõesti Jannis elu tegi väga keeruliseks, aga ja see oli see Jannise tiitliaasta ka. Aga muidu see Brooklyni ja Phoenixi faas on läinud Durantil ikkagi päris krubeliselt, et ega tal temast mingit liidrainest ei ole, nagu et tema on see number 1 mees, et tänaseks on ikkagi Durant sealt nagu taandunud ja natukene on Durant hakanud saatma sükse mingisuguse, et ta toob mingisuguse nagu paha aura. Mingi paha aura, jah. Kuule, okei, me oleme pikalt jõudnud. Lähme nüüd selle Temu kaubamaja, võtame, rapime läbi ja saame... Meil on üks tiimi jäänud, kellel on siis koguni 5 valikut selle aasta draftis, selle nimi on Brooklyn Nets. Ja ma ei tea isegi, mida Brooklyn Netsi kaasa võtta. Mis see flagi% nendele ennustatakse? No mitte liiga kõrged, nad on ju kuigi tagantpoolt 6, eks siis nad natuke vajavad ikkagi loosi enne abi. Neil veab, kui nad saavad top 10 valiku? Ei, no seda, ei. Nad on ikkagi top 10 kindlasti. No top 10 on kindlasti sees, et pigem ongi see, kas nagu 6 või siis top 3. Ja ma arvan, et siis ei ole asi üldse hull. Neile kuulub ära top 3 mees. Tegelikult neile kuulub ära top 3 mees, sellepärast, et neil pole praegu seda nagu ühte kõva talente, kelle ümber ehitada. Cam Thomas ei ole see mees. Ei ole. Et Nick Claxton ei ole see mees, et neil lihtsalt ei ole ja neil on meil ka sellest aastast veel ka 20 valik ja midagi on teises raundis ka. Aga tegelikult neil peab, ma arvan, et Daryl Morey järel on Brooklyn Nets see, kes higistab kõige rohkem, et pagan, meil on ikka hädasti vaja seda, Dan Ainge higistab ka palju, aga ma arvan, et Brooklynis ollakse ka ikkagi, kogu see punt, see on nagu tore punt tegelikult mängis nagu isuga, Hordi Fernandes on hea treener, ta pigistas neid meestest maksimumi välja, ma väidan tegelikult sel aastal, aga seal ei ole seda nagu crème de la crème. Cam Thomas ja D'Angelo Russell suurepärane tank-tandem, ideaalne unistuste paar, kui seda tankida, paneb kokku D'Angelo Russell ja Cam Thomas ja sa kaotad mänge, aga seal on nagu pahasti nende noorte nagu talendiga just, et nagu tublid noored, aga talenti on vähe. Ja ma arvan, et midagi muud siin ei olegi nagu öelda, sest nagu Netsil ongi rebuild nagu hakanud pihta ja neil on, õnneks nad said ikkagi, Nad proovisid vahepeal tankida lihtsalt Hardeni ja Duranti ja Irvinguga. Ei see on õnneks nad said Duranti vahetusega ikkagi igast kraami endale ja ma arvan, et nad said ju
no Durantiga nad said endale Cam Johnson nad said endale Sansi valikud, nad vahetasid tagasi enda valikute vastu, sest Sansi valikud olid enne nii-öelda ühesõnaga Brooklyni valikud oli James Hardeni vahetusest Houston Rocketsi käes. Tänu KD vahetusele nad said oma valikut, eks nad kontrollivad iseenda saatust, mitte nii, et Houston kontrollib nende valikuid, nad said oma valikut tagasi. Bridgesest nad said 5 valikut, Cam Johnsonist ma arvan, nad saavad ka 3 valikut, kellegi käest või 2 valikut. Ja ma arvan, et ei, nad ei pea Cam Johnson, see on okei rollimängija. No Johnson 28, ta enam ei sobi, ta ei sobi nagu tuleviku plaanidega kokku tegelikult. Ja ma selle Claxtoni ja Johnsoni jätaks alles. Claxton ei ole ka enam nii noor. No Claxton on 24 või 25, aga Johnson on 28 ja 29. Ma ei tea, ma vaataks, kui see draft läbi saab ja mis siis sealt saab, eks ole, et las loterii tuleb ära, siis hakatakse nuputama ja helistama. Loterii flagi näol neile ikkagi ei naerata, see on... Ma ei tea, mine tea seda Brooklynit. Kunagi ei tea, aga see ei olene neist, eks ole, see oleneb lotopallidest. Aga ütlen nii, et ega järgmise 3 aastat saavad olema Brooklynile keerulised või 2 aastat vähemalt. Et neil ikkagi ole nagu neil on vaja vähemalt 2 tipptalenti, et hakata nagu mõtlema päriselt uuesti tuleviku peale. Praegu neil on mitte ühtegi. 0. Nagu Cam Thomas ka ei ole see mees. Ütle mul üks hooaeg, kus neil ei ole keeruline olnud. No see tegelikult oleme ausad, tegelikult see Durant Kyrie Harden oli lahe. Nad mängisid koos ainult mõned mängud. No jah, aga see oli lahe. See toimis. Isegi 2-3 toimis. Ja neil oli ka täitsa tore see aeg, kui Lätkinsoni aeg oli niisugune tore, noor, võitluslik tiim. Jaa, aga kui sa korvpallimeeskond, sa kurat tahad võita ju, Kui sa eluaeg oled ikka loserville, mis asja sa teed seal? Jaa, aga see Jarrett Allen ja Dinwiddie ikkagi idast tirrisid mingid võidud ära. No sellest on Ardol point, et viimati Netsi puhul ikkagi oli äge aeg see 0-ndate algus, kus oli Jason Kidd ja Vince Carter. Ja sellest on juba 20 aastat möödas. Rohkem isegi. Aga olgu, me juba oleme rääkinud meie saatest on ka igavik möödas. Ja järgmisel saates võtame ette siis tõenäoliselt ja kui te seda kuulate, siis hetkel on play-offid täpselt nii, nagu me ennustasime. Vaadake kõiki mänge ja siis saate aru, kus kõige paremad mängijad lõpuks mängivad. Ja, aga praegu, tšau! Tšau!